Tere tulemast True Foresti kanalile ja täna siis oleme tulnud siia Twisteri akrobaatika klubisse, et teha üks mõnus akrobaatikatrenn ja kellegi muu kui Guinessi rekordi omanikuga endaga, Ken Laumetsaga. Lähme vaatame, mis tal meile tänaseks planeeritud on. No tšau, Ken. Tere, Siim. Pole ma näinud. Jep. Kuidas hästi läheb? Hästi, töiselt. Töiselt. Väike hommikusööka. Väike hommikusööka, jah. Kokku ka. Sponsor Painoko. Yes. Kui räägi mulle, mis mind täna ees ootab ja mis me siin pihta hakkame? No vaatame üle, kas sa kukerpalli mäletad. Vaataks üle tahasalto, ettesalto. Kui Siim saab hakkama nii tahasalto kui ka ettesaltoga, siis sa pead kindlasti vajutama seal alla subscribe'i, et ta tuleks tagasi ja teeks midagi ägedamat. Issand, see on mu peidaktor. Nii. Siis teeme alguses, ma saan aru soojenduse ja teeme ka niimoodi, eks ju, et kui keegi vaatab seda videot, siis kui ta tahaks õppida või tahaks huvi õppida päkki, siis esimese asjana saab muidugi tulla sinu juurde alati iga kell, et su kogu info jätame sinna alla, aga siis, et kuidas step by step jõuda selleni, eks ju, siis teeme need asjad läbi ja siis vaatame, kuhu me siin tunni, pooleteist tunniga jõuame. Teeme kõik juurde viivad harjutused ära, anname tippe, räägime basic vigadest ja eks sa hakkad pingutama. Mina siin kõrval jutustan ja teen lolli nalja ja nii käib. Ja mul väike süke võib-olla eelis või nagu süke on, et ma olen kunagi siis su juures käinud. Ega väga pikalt on äkki 3-4 kuud ma pakuks ja see oli ikkagi aastaid 5-6 tagasi. See oli ikka ammu, jah, aga backflipi sa minu juures tegid ära ikkagi. Ja, ma lõpuks tegin, mul on isegi õnneks videod olemas, et ma tegin ikkagi maa peal täitsa ära. Nagu niimoodi, et väljaspool treeningsaali ka. Aga sellega on nii, et see on nii mentaalne asi, et kohe, kui ma nagu ei ole seda, vette ma julgen praegu teha, no isegi muru peal niimoodi, et õnneks keegi ei ole väga palju surunud ja nagu väga endal ei teki seda tunnet, et nüüd läheks tuimalt viskaks, et see on niisugune nii mentaalselt minu jaoks nii raske alati, kui mingi paus. Kõik Siimu sõbrad, kes te olete, et alati kui Siimu näete kuskil rannas, ma ei tea, mängib discgolfi muru peal ja öelge talle, et näita backflipi. Ta hakkame pushima. See on siis Kenni ülesanne, kui ma ei julge teha, siis ma ütlen, et Ken ei saanud oma tööga hakkama, nii et siis saab vastupidi surumine. Ei, alati on hea võtta selline turvaline keskkond, mingi tüüp, kes teab. Ja temaga koos meelde tuletada või ära õppida. Täpselt, selleks ma siin olengi. Just. Hakkame pihta. Hakkame pihta. Teeme soojenduseks lihtsalt 5 jooksuringi. Nägu ees jookse sinna, selge ees jookse tagasi. Right. See on ikka väga palju pehmem, kui oli seal või? Ei ole või? Eks tal on jah siin mingid ekstra õhuaugud, mida ei peaks olema, et vahepeal leidame. Aga ta on hea, selles suhtes liiga selle väga hea. Mugav. Et ei põruta vähemalt. Nii, väljaaste. Selg sirge, varbad otse, veits põlv üle varba, kui saad. Randmelained. Jah. Okei. Sõrmed, randmed soojaks ilusti. Nii, välja seade samm, kui kasutada õigeid termineid. Samm kõrvale, kõverda jalg põlvest. Jep, tagumine jalg põlvest sirge, pööra, vaheta. Praegu on see hetk, kus Siim peab päriselt pingutama ka, vaata, muidu ta tahaks viiglida, aga kuna siin kaamera filmib, siis ta igat harjutust teeb nii hästi kui vähegi võimalik. Aga see on iga ühega nii. Jah, ma ei ole kunagi viili olnud sul ju. Eks ta selle pärast kaamera kaasa võitiski, et asja saaks, muidu ta võib-olla ei julgeks. Nii, igal sammul ettepainutus samm ette, püüa maad, jalg põlves sirge. Nagu mõlema tead või tahad, et esimene tahaks? Esimene jalg põlves sirge. Nii, vaatajad, kommenteerige, vaadake, kas Siimu jalg on põlves sirge või ei ole. Mulle tundub, et ei ole. Mul on tagareisi toa täiesti praegu läbi või nagu valusad veel nii, et ma tunnen, et on väga spasmireis. See on ikkagi hea mees, kes alati vabanduse leiab, et tüüp on harjutanud. Nii, teeme vasaku jalaga. Hüpped joonelt joonele. Peale igat hüpet tahaksid 2-3 sekundiks seisma jääda. Kuna ta on selline pehme pind, ta võib-olla on keskmisest raskem, aga jälle hüpped, jääd paigale. Hüppad, jääd paigale, proovi. Maundades lase veits põlvest läbi. Peaaegu. Üli hea. Tule teisele jalal tagasi, näita paremat. Nii, järgmisena laste lemmikharjutus, kassikõnd. Ehk siis toeng lamangus joonel liikumine. Mis mäletan? Ikka mäletad, jah. Ehk siis käsi jalgu joonelt mööda ei pane. Üli illegaalne. Tule proovi. Vaatame, kuidas sul läheb.
Tüüp on ikka harjutanud vahepeal, sul kassi pole kodus või? Ei. Üli hea, tubli. Tule tagurpidi tagasi ka, et sul veel raskem oleks. Ja ikkagi trenni kõige raskem osa ongi tavaliselt soojendus. Kui sa soojenduse üle elad, siis edasi on juba väga hea lihtne tegutseda. Väga hea, teeme paar bängerit veel ja siis on juba hästi. Krabikõnd. Siit tahad tõsta puusa nii kõrgele kui saad ja väikeste sammudega sinna õhkraja lõppu ja tagasi. Selgeks tulla veits lihtsam, siis jalad lükkavad rohkem hoogu. Käsi ainult tõsta edasi. Tubli. Käed jalad soojad. Kõht ei ole mitte midagi saanud. Ja järgmine üli hea harjutus. Tuled siia sellili. Varastasin kunagi selle harjutuse maadlustrennist. Jalad koos, käed koos. Ja lähme teise otsa nii, et tõstame korda mööda puusa ja õlgasid edasi. Teise otsa? Ken me oleme teinud seda kunagi. 5 meetrit. Tule. Kõik oskavad seda. Kõik oskavad seda vaata. Ken, ega ma rumal ei ole, ma võtsin selle ju samamoodi. Ma olen oma klientidega teinud. Aga tavaliselt 1 mati laiuselt. No siin on umbes täpselt 16 meetrit. Kuule Siim, hea uudis on see, et sa said väga hästi hakkama. Teine hea uudis on see, et me peame teise külje ka tegema soojaks. Ai, arvestan juba. Üli jah, tubli. Aga teeme 2 asja veel. Ja. Siis võime teha väikse joogipausi ja jätkame siis soojenduse teise osaga. Jalad said vahepeal puhata. Vaatame mitme hüppega. Sa suudad hüpata sinna õhkraja lõppu. Õhkrada on umbes täpselt 16 meetrit. Ja kogu aeg peaks kestvaid hüppe teast tegema? Hüppe, väike paus, hüppe, paus, eks. Kuskilt veerand küükist. Käed viska kaugele, hüppad jääd seisma. Ja ma võiks öelda, et 4 hüpet oleks sulle väga hea eesmärk. Isegi veits kaugemale. Hüppa kaugemale, see oli liiga kõrge hüpe. Hüppa kaugemale. Jah, kõrgemale, kiiremini. Ma ise läksingi esimesega kõrgust püüdma. Hästi. No 2 pikka hüpet veel. Nii. Ja umbes täpselt 5. Ja tee, tubli. Proovime selge ees. Võiks sulla 7-8 hüpet. Alusta käed üleval, viska käed selja taha, hops, hüppa, jälle jää seisma. Või kui tahad, tee backflipidega. Sinu valik. Ja aga vaata, kui käsi jõuab taha, siis juba tõukad. Pere käsi enam ette tagasi too. Ja, see on vist teine hüpe. 3, käpadele. Nice, ja tee, tubli. Aga tee väike nokopaus ja siis vaatame su kukerpallid ka üle. Davai. Ma ei tea, kas sa mäletad minu viimast trenni sinu juures? Siin samas oli. Aga kõige viimane korra käisid, jah. Samamoodi sõitsid alguses valesse kohta, siis otsisid ja. Aga tegin back 360 ja siis mul polnud sokki jalas. Mul lähevad tallad ka higiseks, vaata. Siis meil oli umbes süke matt oli seal. Nagu mingi 1,5 meetrit ei kukkuda võib-olla või meeter. No meeter vist, jah. Ja siis ma kukkusin, et ma peaks tegema back fulli, maanduma, aga niipidi on ja 360, ma maandasin kuidagi sükse nurgal ja siis kuksin nagu õla peale, vaata. See oli sul suht pahasti ja siis ise sättisid paika tagasi. Ma mäletan, et ma olin seal svammida, siis vaatan nagu Joakimi poole niimoodi ja olen seal pikali. Siis Joakim vaatab niimoodi sükest suurte silmadega otsa, vaata. Ma ütlesin, ma lähen kutsun kiirabi või mingi. Aga õnneks sain ise paika, siis nagu rääkisin juba läbi asjakohast inimestega. Ilusti tugevaks treeninud. Ja, nüüd on tugevam kui nii-öelda kui kunagi varem. See on mu siiamaani elu suurim vigastus, mis mul on. Nii, läheme sinna tagasi. Kükki, käed maha, pea peitu, tõuka jalg sirgeks, haara põlvest ja veere tagasi jalgadele. Kükki. Käed maha, pea peitu, just, ja käekäär. Hästi, oleks nagu varem teinud mõne. Ja edasi kohe, jah. No lõpuni. Oi.
tule jaluta tagasi. Nii, tirel taha. Küki, käed lõlgade juurde, pea peitu, veered seljale, et tavaliselt on see, et tahetakse hüpata, eks? Ära seda tee. Rahulikult veered, aitad kätest üle pea lükata ja kõik. Täiesti ring käib pea. No kui ei ole ammu teinud, see on üsna tavaline, sest see tasakaalu elund on vaata siin kõrva juures ja siis keerutad ja siis paneb kohe alerti sulle, et mis toimub, ära tee, lõpeta. Väga äge on selles suhtes vahepeal ikkagi pingutada ja higiseks ajad. Muidugi. Üli hea. Nii, teeme väljaastest, kätel seisu väljaastest just sellepärast, et oleks ekstra raske, kõik oskavad püsti asendist ennast kuidagi üle pea visata. Kindlasti peavad sul olema käed sirged. Kui sul on käed kõverad, sa kukud väga suure tõenäosusega näole, see ei ole väga mõnus. Käed sirged, vaatad sõrmi. Vaata sõrmi ka, kas kõik 9 on alles, kui sa kätte peale või 10. Nii, vaata mis mõttes? Et sul vaata on praegu pea kätte vahel, aga vaata sõrmi, sul on parem hoida tasakaalu. Korraks oli potentsiaali juba. Jalad kokku ka, väga hea, pane veel. Nii, vaatame, kas sa hundiratast ka mäletad, et väga palju raskemaid asju ei võta, aga hundirattad võiks üle väärata. Mis küljega sul mugavam on? Paremaga. Okei, teeme vasakuga enne siis. Soib, väga hea. Nii, ma arvan, sa võiks joonte vahel püsida, on väga hea. Hark seis, käed üleval, paremast jalast hoogu, hops, proovime. Ja see oli see, et ma ei lähe näoga kaasa, et ma... Jah, see on ratast kõrvale, et me randaati või hundiratast pöördega veel ei tee. Pole ammu näinud, siis pane käed natuke kaugemale sinna kõrvale. Siruta jalad ka. Aga proovi panna käed jalgadega samale joonele. Praegu sa tahad käed kuhugi Lõuna-Eestisse panna, eks? Aga samale joonele. Olga, aga hakkame pihta. Teeme Siimule väikse teooria või tunnikontrolli isegi, et tüüp on tegelikult varem backflipi teinud, vaatame, kas ta mäletab ka. Mis on kõige esimene samm või kõige tähtsam asi, kui sa tahaksid backflipi teha, number 1 asi, mida sul on vaja? Kui ma lähtepositsioonis olen või mingi omadus? Sa oled siin, mis on kõige basicum asi, mis sul on vaja ära teha, et teha taha salto. Hea hüppevõime. Üles hüppe ja. Seega veerand kükist, käed all, vaatad otse, üles hüppe, käed siia kõrgele, näita. Vaata, pead ära jälle. Jäta isegi käed kuhugi siia, et ära siia üle viska, vaata. Teeme 20 veel või? Teeme 2 veel. Kõrgus on olemas, kuidas me saame pöörlema, kindlasti mäletad. See põlved just, et me tegelikult põlvede ülestoomisega tekitame seda salto pöörlemist, mitte taha vaatamisega, et see on prügi. Nii, sinu järgmine ülesanne. Sellili, käed üleval ja too põlved õlgade juurde, nii et su alaselg tuleb maast lahti ja siis haara kägar. Näitan sulle korra ette, käed üleval, tõmban põlved, hopp, siia turja peale. Ja põlvi ka, ära käes hoia, ära siin koos hoia. Muidu võid saada põlvega astun nägu ja lähed tambaartsi juurde, et see ka ei ole väga hea. Et jäta siuke pealaiune vahe. Enne tõmban põlved ära, siis käed. Just. Põlved ülesse. Natuke kõrgemale isegi. Ja hästi. Tubli. Hea tee. Kui sul on olemas 2 esimest sammu, üleshüpe ja korralik kägar, siis järgmisena oleks ülihea need kokku panna ja katsetada kuskil kaldpinnal. Nii et Siim, sinu eesmärk on seista siin, hüppad sellili, kui sa jõuad sellili, samm number 2, haarad kägara, veered üle pea. Ma pean seljaga siia ära maanduma, siis tõmban alla. Just. Ja esialgu võid lihtsalt sellili korra hüpata, vaatame seda kõrgust, et ta pigem on kõrge, aga kõrge backflip on ikka parem kui madal. See on juba vanarahva tarkus, aga ära kõrvale vaata, see ei aita mitte midagi head, see matt ei kao kuhugi, karte pole vaja. Tundub, et Noko annab ka tiivad või? Jah. Jooge Nokot ja hüppake kõrgemale. Hästi. Nüüd sama nagu seal, kaldpinnal hüppad kõrgele, tood põlved
ja vaatame, mis saab. Ja lähen kohe, jah. Kui valmis oled? Nüüd proovin hästi kõrgega hüpata. No, ära kõike fookust kõrgusele pane, et üle pea peame ka saama. Ja hüppe oli hea, põlved jäid suht madalale. Tõmba põlved kõrgemale, et see alaselg läheks kumeraks. Okei. Kuule, see oli mehe tegu juba. No see oli siuke Eesti pikim juba. Natuke rohkem üles poole. Ongi, saame selle koordinatsiooni paika ja siis on ainult vormistamise küsimus. Väga hea. Veits vara avada, aga maa peal tehes on see okei. Davai. Lähme kolime õhkrajale, vaatame. Ma ei tea, sinu kohta ei oska öelda. No vot seda asja tehes läkski mul pekki raisk. Nii, aga Siim, tule vaatame üle. Kõik eelnevad sammud on tehtud hästi ja nüüd on vormistamise küsimus. Olen kõrval aitan, sina tahad hüpata ülesse, võib-olla kramm taha, tõmbad põlved üle pea, silmad juba lahti, vaatad maandumist, sirutad, jääd püsti. Seda ma pole mitte kunagi teinud. Ma ei suuda silmi lahti hoida. No vähe see backflipi viga. Lõpuks harjud ära. Ma olen alati silmad kinni, ma teen silmad lahti, kui maandud on juba. Ma olen valmis, kui sa oled. Aitad ka ikka, jah? No vaatame. Palun. Üli hea. Ära nii kükki mine. Veerand kükk on piisav lahvatuse jaoks. Ja liiga vara lasid põlvedest lahti. Okei. Natuke pikemalt ja vähem hoogu. Tõukame siit, mitte siit vaata, siit ei saa kõrgele. Veerand kükk on hea. Ja veits kauem, jah, hoia põlvedest kinni. No näed. Ja tee, pane veel. Käsi kinni. Nii. Nüüd ma olen ikka abis olemas. Ma ei hoia särgis kinni, aga ma olen siin ja ma kindlasti aitan sind veel paar korda. Liiga kükki lähed. Liiga kükki. Ikka liiga kükki, jah? No nii, vamonos. Kuule, see oli su parim. Julged ise ka või? Jah. No nii, fingers crossed. Igaks juhuks ole siin lihtsalt olemas. No ma olen seal ukse juures. Kaugtöö on mul. Ta on jõuline, jah? Nüüd on vaja lihtsalt katsed sisse saada. Davai. Et ma võib-olla põranda peal tegemisega otseselt ei kiirustaks. Puhka vahepeal korraga, istu maha puhka, et pigem on vaja saada häid katseid, kui palju mingit rabelemist. No see julguse asi on kõige hullem asi. Aga vaata, me tegime kõik tegelikult asjad läbi ja kui sa saad eelharjutustega hakkama, siis mingi hetk tuleb teha vaata. Muidugi. Ja ma saan kõrval olla, aidata, seista, püüda. See ongi täpselt see, et kui ma enda eraelust kusagil olen, siis ma ei julge mitte kogu mujale peale vette. Ma ei julge isegi mingi, ma ei tea, kõrgemalt kui meeter, ma ei julge hüpata enam back'i, sest ma tean, et ma tõmban nii üle nagu. Aga sa oled vähe hüpanud ka vaata. Et kusagil, kus ma ei tea, kuidas hakata proovima ilma sinuta nagu. No peabki lihtsalt kuidagi proovima, aga ma ei julge nagu. No vette väga kõrgelt ei olegi selles suhtes vaja teha, eks. Ja kui sa siit lähed täna hea tundega ära või järgmine kord, eks, kui me saame maas tehtud, siis muru peal näiteks on sama lihtne või isegi lihtsam kohati. No vot, muru peal ma ei olegi julgenud väga. Kunagi nagu siis oligi, kui siin ära tegime, see oligi mingi vahe 2 kuud, kus oli siuke juba, mitte päris Selveri järjekorras, aga nagu muru peal või liiva peal või nagu kindlas kusagil nagu lühikesed, mingi kindlad asjad, lühikesed püksid, mugavad jalanud jalast, siis võisin nagu proovida, tegin alati ära nagu. Aga see oligi mingi 2 kuud, siis tuli sügis, talv ja siis läks juba täitsa unustatud teema. See ongi, kui pikem paus vahele jääb, veits on, ikkagi ta on hirmus asi, kuna sa pead üle pea hüppama, on asju, mis võib nagu valesti minna. Et tuleb pidevalt teha, iga asjaga, nii et järjepidevalt ja siis on väga hea julge tunne. On. Nii, ma teen näo puhtaks ja siis vähem hoogu, jah, ja rohkem... Vähem hoogu? Vähem nagu tõuget ja... No veerand kükist tõuka, tõuk ikka tugevalt, aga veerand kükist, nii alla pole vaja minna. Veerand kükist hoian põlvi kauem. Kuule, see on nii kõrge juba, üle mu õla. No nii, võite jälle videost vaadata, kas Siim oli veerand kükis või pool kükis. Mina ütlen, et oli pool kükis ja hüppas kilomeeter tahapoole. See oli esimest korda, kui ma nii taha lendasin. Ma mäletan kunagi, kui me seal ära õppisime, siis ma tegin nii, et
ma tõukasin ja maandusin samasse kohta. Ja sellisel Mione peal tegime sprintfloori peal veel. Aga no ei, powerit jalas on selles suhtes, et jalgu ikkagi treenid ja... Jah, ei, see mul on just, ma nimest ei nimeta siis, aga see klient saab kohe aru, kes ma räägin. Mul tuli üks noor kutt trenni. Ülinoor vend, aga üliraske ta selgeks teha, et mees hakkame jalgu ka treenima vaata. 4 korda nädalas käib trennis, teebki nagu push-pull. Jalad 0. Ütleski, et kui ta jõuaks 5 kord trenni, siis ta teeks jalgu, aga ta ei jõua vaata. See on mingit millest sa räägid. Iga päev on rinnapäev. No jah, rind või selg on ja kord mööda. Aga nüüd vaikselt üritan ta selgeks teha ikka, et oleks asja... Ei, mõistlik on ikkagi tervet keha treenida, et siis on kõik liigub ja on tugev ja kõik on hästi. Ma nüüd võtsin küll väga vähe hoogu. See oli okei, aga jah, ütleme, maandudes on vaja kõht tuhar ära pingutada, Pepu ei taha praegu. Aga see ongi see, et sa pole ammu teinud. Meil on vaja lihtsalt teha rohkem katseid, kuna ta läheks sul mugavaks. Jah, aga vähemalt ma nüüd hüppan silmad lahti. See on küll esimest korda elus. Yes! Success! No, see oli juba mehe tegu. Selle peale võib laigi ära panna. No, kõige raske on ikkagi alati mentaalselt seda teha nagu minu arust, et ma räägin kohe, kui enne igat kordust, isegi kui ma olen, ma ei tea, täna selle mingi 10+ kord ära ländinud, siis kohe, kui ma siin sellel hetkel, kui ma hakkan ära tõukama, sul käib ikka peast läbi nagu, või no siuke kõhklus, et ei ole nagu nii, et see on 100% lukus. Ja siis, kui peakski jääma 6 aega pausi, siis on nagu full hirm peas ja siis mul ongi vaja Kenni kõrval lihtsalt, et kes siis ütleks, et sa suudad, sa jaksad ja siis ma teen nagu ära. Aga jah, ega nagu iga hea asjaga siin ilmas, et tuleb vaeva näha tööd teha, et jõuaks täitsa või need suudaks täitsa mõru peal nagu kogu aeg pidevalt ära teha, et võib-olla koua peale praegu teeks ka ära, aga et niimoodi, et oleks nagu lukus ja iga kell, siis sellega tuleb ikka vaeva näha. Lõpueksam on parklas nüüd. Jah, täna või? Ja kohe praegu, trenni lõpus, et lähme parklasse sinna asfaldi peale ja et kui sa teed, siis ma teen ka. Okei. Praegu oli rebitud, istu puhka korra, läksid jälle pool kükist ja taha. Et puhka paar minta ja siis ma ideaalis tegelikult me võiks proovida teha selle kollase mati peal. Ta ei põrka ja kui sa seal ära teed, siis sa tegelikult oled võimeline tegema muru peal ka. Otse ülesse. Tõmba palju kõrgemale. Sorry, pannud käega vastu, aga sa lähed liiga kükki. Sa tahad siit alt tõugata juba. Veerand kükist üles hüppe, prooviks veel. No, kui sa sealt tõmbad, on väga hea, siis siit alt vaata juba, noh. Sa ei saa nii kõrgele. No nii, päiksekiir. Üli hea, isegi üle flipisid. Ahah, au. Ei, väga kõva, ongi nagu lihtsalt sellel, noh, see mentaalne pool näiteks jõusaalil või jooksmisel või siin on igal pool nii erinev. Muidugi. Nagu jooksmisel mulle meeldib alati küsida, et kui sa nagu tõesti mingil hetkel tõmbad ennast full punasesse, et mis on see sinu see üks mõte, millal sa mõtled lõpuks, kui pea on täiesti tühi vaata. On sul mingi siuke mõte, tuleb sulle pähe? Noh, ikkagi sa pead leidma selle põhjuse, miks sa seda teed, et kui ma toon näite sellest veigi rekordist ka, et noh, siis peadki välja mõtlema, miks sa seda teed, et kui sa lihtsalt lähed niisama tegema, ega sa ei suuda seda pikalt ja kaua teha, eks, et lõpuks sa oled oma mõtetega üksi ja kui sul mingi põhjus on või eesmärk nii-öelda, et siis on lihtsam hambad ristis ära pingutada. No mis see üks nagu see core mõte on sul lõpuks siis? Mis see sinu miks, ma ei tea, siin näiteks on või midagi? Kui sa suudad nii hästi mõelda? Tookord minu miks oli lihtsalt see, et ma tahtsin midagi ära teha, millegiga nagu erineda, mida keegi teine ei olnud nagu Eestis või isegi maailmas ära teinud, et sa võid öelda ka lihtsalt, et ma saame panna kuidagi võib-olla siia välja ka selle lingi kuidagi sellele, et aga millega sa hakkama said? Paar aastat tagasi Guinessi rekord veelauasõidus, kus ma sõitsin siis 10 tundi 36 minutit ja mõned sekundid, et siiamaani ei ole seda veel keegi üle teinud. Aga see oli ikkagi kõige suurem katsumus, mis ma siiamaani olen teinud.
ja ringkaablil ja Põltsamaal või? Põltsamaal ringkaablil hoiad 1 või 2 käega kinni, pause ei olnud ja lihtsalt non-stop vihmase ilmaga. Okei, aga väga hevi oli. Täitsa perse, aga vett juua või midagi vahepeal? Mul oli mingid joogid olid seal kuskil taskus ja veekotis olid mingid kofeiinikeelid ja sai kuidagi hakkama. Jõhker. Jah. Otse üles põlve alla. Ülihea. Aeglane, mulle tundub, et sa oled väsinud juba. Teeme ühe veel, ühe viimase. Olen küll väsinud, aga teeme ühe viimase veel. No rebitud liha. Seljas taha ja madal. Aga hea töö ikkagi. Vaatamata sellele, et me täna ettesaltoni ei jõudnud, siis lükka ikkagi subscribe Siimu kanalile. Äkki ta tuleb kunagi tagasi, teha backflip murul, veelaual või midagi kolmandat. Ja tulge kindlasti kõik Kenni juurde trenni. Ken õpetab teile kõik saltod selgeks, aitab teil niisama koordinatsioonile, õjutegevusele ja üleüldisele füüsilisele vormile kaasa, nii et... Teeme nii, järgmise korrani. Jah, näeme trennis. Selline sai siis meie tänane trenn Ken Laumetsaga ja täna veel edaspidi saltoni ei jõudnud, aga äkki järgmine kord tagurpi saltoga läks nii, nagu ma enam-vähem ette kujutasin, et midagi hakkab juba välja tulema, aga kaunis raske, et ega siin midagi niisama ei tule. Kui ka sina soovid tulla trenni akrobatikasse või õppida ära salto, siis mul on sulle üks hea kontakt soovitada ja egas midagi. Pange meile subscribe ja like selle videole, kui sulle see video meeldis ja näeme järgmises väljakutses.